Nojah, me võime vähehaaval alustada ja tervist siis veel kord ka minu poolt kõigile. Lihtsalt informatsiooniks nii palju, et me teeme nüüd sel aastal selliseid järelkuulamisi, ehk siis põhikoolitus toimus meil eelmisel aastal ära, aga kuna nüüd on tegelik Rohelise muuseumi rakendamine muuseumites lahti läinud, siis on jooksvalt tekkinud terve rida küsimusi. Me siin kuu aega tagasi tegime väikse sellise küsimuste-vastuste seminari juba ära. Täna on siis teine selline seminar. Põhimõtteliselt me võime teemasid käsitleda või küsimusi-vastuseid, jooksvaid küsimusi-vastuseid, mis teil on tekkinud Rohelise muuseumi rakendamisel laiemalt käsitleda, aga ma mõtlesin, et meie ühine arvamus oli, et me võiksime siis täna ühe teemana ette võtta veel kord üle käia siis selle näituse korralduse poole, kuidas siis näituste korraldusest või näitustest tulenevat keskkonna jalajälge vältida ja vähendada. Et see võiks olla see põhiteema, millega me võiksime peale hakata. Meil on hea meel, et Karin on ka lubanud siis veel kord Kumu kogemusi meiega jagada, et nii-öelda praktilise seisukoha pealt. Ja kui Karin midagi uut ja huvitavat on, siis me oleme kõik kõrvad kikkis. Sa võib-olla 2 sõnaga võid siis ka anda ülevaate, et kus süsiniku jalajälje hindamise mudeli arendamine teil on praegu. Eks ma saan aru, et teil on selline plaan siis näituste süsiniku jalajälje hindamiseks oli vist niiviisi, eks. Aga sa võid pärast rääkida. Sa võid pärast oma jutus rääkida. Et kindlasti see on huvitav, et mida aeg on edasi läinud, seda rohkem ma saan aru, et nüüd see keskkonna jalajälje puhul väga palju tõmmatakse paralleele süsiniku jalajäljega, kuigi ma olen ka varem öelnud, et see ei ole kindlasti võib-olla kõige mõistlikum ainult süsiniku jalajäljest rääkida, aga kindlasti see on oluline. Informatsiooniks veel, enne kui me selle näituste teema uuesti hüppame, et siis nüüd Kultuuriministeerium on ka oluliselt täpsustanud, et on võtnud üles selle keskkonna jalajälje vähendamise teema oma asutustes, oma valitsemisala asutustes ja organisatsioonides, nii et siin võib-olla tuleb ka informatsiooni veel jooksvalt. Miks me jagame siis seda, Reet, sinuga ka, et sa saaksid seda levitada, et vaadata, kuidas siis Kultuuriministeerium ise laiemalt seda teemat käsitlema hakkab. Aga jah, kaudsemalt jällegi see süsiniku jalajälje teema jookseb sealt sisse, sest et Riigikantselei näeb väga palju siis sellist keskkonnategevust läbi sellise kliima mõju vähendamise teema. Nii et jah, see valmisolek peaks olema ja me oleme kogu aeg lubanud, et me teeme rohelistele muuseumitele ka sellise keskkonna jalajälje hindamise mudeli. Me oleme sellega väheval edasi läinud, aga me ikkagi lõpuni ei ole jõudnud. Me Reet pärast mingil hetkel võime omavahel rääkida, et äkki me selleks maikuus toimuvaks suureks ürituseks, siis äkki me saame siis välja hõigata, et meil on see mudel olemas, mida siis kõik muuseumid saavad kasutada, aga nii palju etteulatavalt veel jällegi ütlen, et see mudel on siis nii-öelda muuseumi hoone ja tegevuste, sealhulgas töötajate tööle koju sõitmine, transpordiga seotud teemad, seal nagu eraldi nagu sellist näituse keskset osa ei ole, see on nagu eraldi teema. Me räägime omavahel ka, eks, et me ei duubeldaks, et kuna meil on ka siin see töös juba, et siis Ja, just see mõte ongi, me ei ole sellepärast. Aga seda siis väiksemas seltskonnas. Ma nagunii täna natukene räägin seda meie plaane ka. Ja see ongi hea nagu informatsiooni vahetamise mõttes ja me omavahel ka kindlasti, et sellepärast me olemegi natuke oma poole peal ka käsipidurit tõmmanud, et ei ole mõtet seda vähest ressurssi hakata raiskama ja duubeldama neid asju. Teha seda mõistlikult ja asjakohaselt, nii et sellest muuseumitele kõige suurem kasu oleks. Aga selge. Aga teeme siis niiviisi, et nii nagu kokku lepitud, ma teen väikese siis ülevaate veel kord, natukene küll kordab seda eelmisel aastal läbi viidud näituste
keskset koolitust, aga ma need slaidid käin kiiresti üle, siis on võimalik veel küsimusi-vastuse teha ja siis Karin saab veel kord ka ülevaate anda, et kuidas see kummus käib ja see siis ehk aitab paremini kinnistada ja avada seda teemat, et kuidas siis muuseumi tasandil oleks mõistlik seda näituste korraldamist keskkonnahoidlikumaks muuta. Ja nii nagu tegelikult kogu see Rohelise muuseumi kriteeriumite kogum ju ka välja toob, need erinevad valdkonnad seal ära toodud, see näituste ja muude ürituste teema on eraldi kriteeriumite valdkonnana ära toodud, aga just see teema veel ära rõhutada, et tegelikult muuseumi roll ei ole ainult siis enda igapäevast tegevust keskkonnahoidlikult läbi viia, vaid muuseumi roll on olla ka väga oluline siis ühiskonnas teadlikkuse tekitaja ja sellepärast selline näituste roll sellises rohelises või jätkusuutlikus muuseumis on oluline. Ja täna me räägime võib-olla rohkem siis näituste korraldusega seotud vahetust keskkonnamõjust, aga nii nagu me varem oleme mitu korda maininud, et tegelikult kõikidel muuseumitel sõltumata sellest konkreetsest teemavaldkonnast, kus siis muuseum toimetab, peaks olema siis ka läbi mõeldud läbi haridus, näitustegevuse, igasuguste muude tegevuste siis sellise jätkusuutlikkuse, kestlikkuse teema käsitlemine ja neid võimalusi on väga erinevaid, kuidas seda siis oma muuseumi profiili keskselt oleks võimalik teha ja siin eelmisel aastal me terve rea näiteid siin ka välja tõime. Nii et selles mõttes näitused omavad väga selget kaudset mõju ja see kaudne mõju, positiivne keskkonnamõju või kestlikkusele suunatud mõju tuleneb siis ikkagi selle teema avamises, teadlikkuse tõstmises laiemalt ühiskonnas ja sihtrühmades. Aga nüüd, kui me tuleme näituse korralduse juurde, siis muidugi see vahetu mõju on ja see on see, mida saab ka paremini mõõta ja mida saab ka paremini võib-olla siis vahetult kontrollida ja ohjata. Ja ma käin siis hästi põgusalt veel kord selle teema üle. Nii et klassikaliselt, kui me räägime sellisest näituse tegevusest, siis näitused üldjuhul on sellised projektipõhised tegevused, millel on erinevad siis sammud, mida see järgib alates siis kontseptsiooni väljatöötamisest, kus siis tegelikult peakski mõtlema, et kuidas seda kestlikkuse teemat siis sinna sisse tuua. See ei tähenda seda, et iga näitus peab olema mingisugune keskkonna või kestlikkuse teemale keskendunud, aga laiemalt oleks mõistlik neid teemasid välja tuua, kas siis eraldi lausa näitustena vastava valdkonna põhiselt või siis ikkagi neid teemasid kas ka osaliselt või integreerituna käsitleda. Ja muidugi siis kogu see nii-öelda füüsiline pool ehk alates kujundusest ja eksponeerimisest, mis algab kõik ruumikujundusest, graafilisest kujundusest, kõik need teemad, eks ju, sinna juurde, need peaks olema siis muuseum läbi mõelnud ja enda jaoks ka paika panema niisugused lihtsad reeglid, põhimõtted või siis nii-öelda checklisti, kuidas siis näituste puhul võtta arvesse neid erinevaid keskkonna jalajälge vähendavaid meetmeid. Ja muidugi, mis puudutab siis sellist teostust ülespanekut, eks ju, Karin ka pärast kindlasti sa näitad ja räägid, et see ei ole ainult selline materjalide puhul, vaid siin tegelikult on ka igasugune näituse tegevus ja selle näituse nii-öelda ettevalmistamine, installatsiooni ettevalmistamine, aga ka sisu poole pealt kontseptsiooni loomine ja seal on hästi palju ka erinevat nii-öelda liikuvuse ja transpordiga seotud keskkonna aspekte, mida peaks arvesse võtma. Ja muidugi väga paljude näituste puhul on siis need lisategevused, haridus, publikuprogrammid, töötoad, meelelahutus ja nii edasi, mis siis üht või teistpidi ka
peaks olema läbimõeldud, et kuidas seda poolt siis teha sellisena, et ta ühelt poolt oleks hariduslikult ja keskkonnahariduslikult mõistlik, aga samas ka, et sellega ei tekitataks üleliigset keskkonnajälge. Ja muidugi see palju räägitud teema alates trükistest, meenetest, kataloogidest, plagudest, lippudest ja nii edasi. Sellest me oleme ka ju tegelikult varem palju rääkinud ja mitmed muuseumid on tegelikult üritanud ka siin rohkem sisse vaadata, et kuidas seda teemat keskkonnahoidlikumaks teha. Ja siin on tegelikult mitmeid mõtteid ja lahendusi. Muidugi esimene asi, mis tavaliselt tekib, on, et kõik paberkandjatel või mis tahes füüsiliselt katsutavad, kombatavad, nähtavad asjad viia elektrooniliseks. Mida see jällegi tähendab, et jube hea on siis vaadata, kas või selle sama süsiniku jalajälje hindamise teema on sellepärast hea, et siis vaadata, et kas see tegelikult teistpidi mingisuguses muus keskkonnamõju valdkonnas ei tekita hoopis lisakeskkonnamõju. Et see energiakasutus on see, mis tänasel päeval, eriti kui me räägime sellest digimaailmast ja sellest me ka natuke eelmine kord rääkisime, eks ju, et sealt võib tekitada hoopis suuremat keskkonnamõju. Need on keerulised küsimused ja sellepärast siin muuseumite tasandil ei ole mõtet hakata endale nüüd väga hulluks tasu minna, aga peaks läbi kaaluma need põhiasjad, mis osas võib-olla täna võime ka arutleda, et mis need põhiasjad võiksid olla. See on täpselt see trükis, kas ja või ei. Mõningatel juhtudel, ma kujutan ette, Kumus on see trükise roll teatud näituste puhul väga oluline. See on selline klassikaline lähenemine, mida nii lihtne ei olegi võimalik ära jätta. Teiselt poolt jällegi, kuidas on võimalik tänasel päeval ikkagi IT ja digilahendusi rohkem kasutada ja siis muidugi kellegil on mingid häid näiteid või mõtteid, kuidas siis erinevaid lippe, plagusid ja muid posterid võiks välja vahetada. See on see üks asi, millele võiks ka tähelepanu pöörata. Ja ega see täna on juba ette ruttavalt öelda, ega turul väga palju häid lahendusi ju ei ole nende materjalide osas ja tegelikult siin paar aastat tagasi me ka vaatasime natukene, et Kumus EKA tudengitega koostöös, et mis siis sellisest näituse tegevusest, sealhulgas ka nendest samadest plagudest ja posteritest ülejäänud materjaliga, kas sellest kannatab teha ka näiteks meeneid, ehk siis kasutada selliseid ringmajanduse võtteid, et teha siis muuseumipoodi ka vastavaid meeneid ja ega tegelikult see täna on kasutatud küllaltki selline sünteetiline, eriti kui me räägime nende välislippude ja igasuguste posterite ja muude plagude asju, et need on küllaltki vastikud materjalid, see trükivärv ja kõik muud on sellised, mis siis tegelikult väga hästi ei sobi näiteks meenete tegemiseks. Nii et see on ka niiviisi, et kuidas seda siis teha, aga hea tava on see, et tänapäeval ikkagi kõikides muuseumites, kui teil on muuseumipood või koht, kus te neid vastavat atribuutikat ja materjale müüte, et ka seal peaks olema siis läbi mõeldud, kuidas sinna siis sellist ringdisainitud või muul viisil keskkonnahoidlikku müüdavat kaupa või mis tahes meeneid asju tekitada. Nii et ma arvan, see Kumu näide oli hea, et üliõpilaste poolt tehtud näidised olid ju toredad, aga siis tekkis kohe küsimus, kuidas neid siis ikkagi toota ja kuidas seda siis jätkusuutlikult ja sobiva hinnaga saaks tegelikult tekitada. See pole üldsegi lihtne. Nii et siin väljakutsed on terve rida. Ja muidugi siis alati ka peaks mõtlema, kui me räägime näituse lõppsaadusest, ehk siis sellest, kui näitus võetakse maha, eks ju, mis siis nende materjalidega edasi saab. Sellest me oleme eelmine kord siin pikalt laialt rääkinud siiamaani sellise nii-öelda asjade või ütleme näitusel kasutatud materjali, toodete, igasugu atribuutika vahetamise platvormi idee oli ju üleval, need on siin erinevad seltskonnad üritanud seda ideed ka kuidagi lahtistada, aga minu teada jah, midagi
nüüd ikkagi tänaseks välja koorunud ei ole. See asi ikkagi on üleval. Ma tean, et EKA pole päris seda maha matnud ja mõtted on, et ikkagi sellist jagamise või vahetamise platvormi, kus siis oleks võimalik muuseumitel oma ülejäänud asju välja panna, mida on siis võimalik omavahel vahetada. Ja need materjalikogused, eriti suurematel muuseumitel on ikkagi muljet avaldavad. Ja selles mõttes ka saavutada selline ringne mõtlemine ja ka tegelikult praktika sinna taha tuua. Nii. Ja siin veel kiiruga käin veel üle siis need veel kord, kui siin varem olid selline näituse projekti etapid ja osaliselt ma juba natuke katsin neid tegevusi, mis nendes erinevates etappides läbi viiakse ja millele peaks tähelepanu pöörama. Korra veel käin selle asja üle, et see transpordi teema kindlasti. No tihtipeale on näituste planeerimine seotud erinevate inimeste reisimisega ja nüüd küsimus, et kas seda annab kuidagi paremaks teha. Ütleme niiviisi, et tänasel päeval ikkagi neid alternatiivseid transpordivahendid, mis oleksid oluliselt keskkonnasõbralikumad, neid on vähe. Muidugi küsimus pigem, kas on vaja nii palju reisida. See on see küsimus, mis osas võib-olla on lihtsam seda keskkonnamõju vältida, vähendada. Muidugi ka teatud transpordiliikide valik, aga seal ka väga palju siin Eestis meil teha ei ole. Lennutransport kipub meil küllaltki suureks minema, sest tahtmata paljudel juhtudel näiteks rongiga me veel kuskil Euroopasse ei sõida ja nii edasi ja nii edasi. Aga kindlasti transpordi kasutus on üks teema, mis küllaltki suurt keskkonnajalajälge, mis ka küllaltki suures mahus tegelikult sinna samasse süsiniku jalajälge panustab. Muidugi energiasääst. Tänapäeval igas endast lugupidavas muuseumis on üha rohkem ja rohkem erinevaid seadmeid, mis kasutavad elektrienergiat, mida siis kasutatakse erinevate installatsioonide, informatsiooni esitamiseks ja nii edasi. Et ka siin on oluline siis see pool üle vaadata ja mõelda, et kuidas seda nii-öelda energiatõhusamaks ja säästlikumaks optimeerida. Ja üleüldse, et kas teatud juhtudel on mõistlik selliseid seadmeid kasutada, aga üldiselt tihtipeale need näituse iseloom võib seda nii-öelda juba nõuda, et sa pead seal mingisuguseid visuaalse kujutise või mingi muu projektoreid ja muid asju kasutama. Küll aga siis, mis puudutab sellist klassikalist materjalikasutuse vältimist ja korduskasutust, see on see kindlasti, kus annab möllata palju rohkem ja sellest ma olen natukene ka juba rääkinud, et siin on nagu terve rida võimalusi ja ma arvan, et igas muuseumis sellised lihtsamad meetmed, lahendused peaks enda jaoks olema välja töötatud ja planeeritud, et kuidas siis sellist materjali kasutust vältida ja vähendada. See on nagu see, ütleme, üks oluline pool, kus just sellist ringmajasutuse ideoloogiat sisse tuua ja teine on siis materjalide valik. Ühelt poolt, et kas neid materjalikoguseid ja korduskasutus, eks ju, ja siis see, et milliseid materjale kasutada. Aga see materjalide lahenduste puhul ka kindlasti need trükiteenused, kingid, meened, millest ma juba varem rääkisin. Aga põhiasi on see, et ikkagi tänapäeva näituse nii-öelda installatsioonid, muud kujundused, see peaks olema läbi mõeldud. Ma lihtsalt ühe asjana toon siin sisse just nende ohtlike ainete kasutamised. Tihtipeale nendele asjadele võib-olla nii palju tähelepanu ei pöörata. Ma tean, et muuseumis mujal on väga selged omad põhimõtted olemas, aga tihti see on see pool, kus siis väga palju tähelepanu ei pöörata. Ja tihtipeale on ka niiviisi, et üritatakse ka näituse kujundust teha sellist tänapäevast lihtsat. Lihtsus on tänasel päeval just see, mis omab seda võlu. Näiteks erinevate ehitusmaterjalide
puitlaastplaadi kasutamine näiteks sisetingimustes ilma viimistluseta tundub ju jube öko. Aga noh, ma ei hakka palju jällegi ütlema, mõningad kohad Tallinna linnas, näiteks roosat värvi objekt kuskil Lasnamäel. Ma ei tea, kui te sinna sisse lähete, siis minul hakkas pea ringi käima sellest nii-öelda, kuidas seda nimetatakse, puitlaastplaadi töötootmist kasutatakse siis teatud vaikusid, eks ju. Et need lahendused ühelt poolt nagu tunduvad hästi ökodi, aga ei pöörata nagu tähelepanu, et need võivad olla tegelikult tänu sellele, et need sisaldavad teatud kemikaale, võivad olla küllaltki problemaatilised näiteks tervise seisukohalt vaadata. Et see on niisugune klassikaline teadmiste asi, et tihtipeale me näeme järgi mööda, aga ei ole ka sisekujundajatel ja arhitektidel võib-olla kõige rohkem teadmisi nendest asjadest. Nii võibki tulla, üldiselt Eestis tähelepanu ei pöörata nendele asjadele väga ja aga edasipidi on oluline selles suhtes ka tähelepanu pöörata, et kõik, mis on looduslik, ei pruugi olla alati ka tervislik, et erinevad looduslikud vaigud ja muud materjalid võivad täpselt samamoodi omada teatud tänu sellele sisalduvale keemiale, looduslikule keemiale tegelikult ka mõju inimese tervisele. Ja muidugi rusikareegel on see, et mis on tänasel päeval hästi populaarseks ja oluliseks muutunud, et ikkagi jah, me kasutame looduslikku materjali ja plaste, igasuguseid sünteetilisi või polümääre kasutada nii vähe kui võimalik. Ja kokkuvõttes siis veel nii palju, et kogu see minu poolt nüüd välja toodud jutt, eks ju, et iga muuseum peaks, roheline muuseum peaks nüüd enda jaoks tegema sellise lihtsa, kuidas me siis nimetame, mingisuguse juhendi või põhimõtete kogumi. See peaks olema mingil määral nagu kirja pandud, dokumenteeritud. See on siis ka see nii-öelda esimese taseme nõue meie rohelise muuseumi kriteeriumist. Me ei ole seda täpsustanud, meil on siin tulnud terve rida küsimusi, et milline see peab olema, kas peab olema mingi checklist või mingisugused üldised põhimõtted või midagi sellist. See peab olema iga muuseumi enda jaoks nagu sobilikus vormis välja toodud, aga see peab olema kindlasti midagi sellist, mida ikkagi kõikide näituste puhul kasutatakse. Ehk siis, et see ei oleks lihtsalt mingisugune ühekordne brainstorming, kus mingisugust põhimõtet pannakse kirja või hiljem seda enam eriti ei kasutata. Nii et see tuleks läbi mõelda, kuidas ta enda muuseumis, kes on need inimesed, kes tegelevad näituste ettevalmistamisega, installatsioonide ehitamisega ja muu sellega, et need inimesed peaksid olema siis kõigepealt nende põhimõtete väljatöötamisse kaasatud ja hiljem ka siis peaksid olema need, kelle tegevusjuhiseks ta peab saama. See ei pea olema detailselt kirja pandud, et mida võib ja mida ei või kasutada, vaid pigem me oleme soovitanud nagu sellise checklisti või põhimõtete kogumine seda teha. Kui me vaatame neid kriteeriumi veel, siis see sama jalajälje hindamine, nagu ma juba enne mainisin, see jalajälje hindamine või süsiniku jalajälje hindamine on meil praegu veel ei ole kohustuslik, nii et me siin saame rahulikult võtta aega, aga nii nagu ma juba enne ka ütlesin, et suure tõenäosusega teatud juhtudel see näituse tegevustest või muudest tegevustest, muuseumis läbiviidud tegevustest selline keskkonnajala hindamine, eelkõige süsiniku jala hindamine võib muutuda küllaltki palju selliseks oluliseks teemaks, mida hakatakse teie käest lausa küsima, eriti nende muuseumite puhul, kes siis toimetavad rahvusvahelisel tasandil. Ja muidugi, et meil nüüd jääks see jutt ainult näituste keskseks, siis me peaksime nagu ka laiemalt vaatama muid üritusi ja selles mõttes peaks olema ka muuseumis koostatud mingisugune juhend või põhimõtted muude ürituste keskkonnahoidlikuks läbiviimiseks ja korraldamiseks. Jällegi, see võiks olla siis mingisuguste põhimõtete kogum, mida siis ise järgitakse, kui üritusi läbi viiakse, või siis tegelikult ka näiteks, kui ostetakse sisse seda teenust või keegi teine rendib teie ruume ja ostab sisse mingisugust ürituskorraldusteenust, siis ka seal peaksid need põhimõtted olema. See jällegi tähendab seda, et need ei saa olla väga
karmid, vaid pigem common sense ja paljuski siis ise peaksite läbi mõtlema. Seal on nagu minimaalselt peaks olema jäätmete kogumisega seotud teema, mis peaks olema läbi arutatud. See on selline minimaalne osa, mis iga ürituse puhul peaks kaasas olema. Ja siis muidugi ka igasugune selline toidunõude korduskasutusteema, eks ju, mis on hästi praegu palju räägitud. Siin tasub võtta snitti nüüd erinevate üritustegevuste keskkonnahoiu põhimõttest. Tallinna linn näiteks on koostamas või juba vist koostanud mingisuguse juhendi üritustele, mida läbi viiakse. Siin on veel selliseid juhendid. Me ise siin vaikselt mõtlesime, et me kogume need kokku ja paneme nad välja, võib-olla ka teile, et kuidas saab siis niti võtta. Ma tean, et siin Kultuuriministeerium ka tahab nagu tähelepanu rohkem pöörata nendele kultuuritegevustele või üritustele, mis on ürituskorralduse kesksed eelkõige. See on hästi nagu palju tähelepanu saanud, et siis igasugused suuremat sorti üritused, mis tahes nad siis on kultuurivaldkonnas, aga ma kujutan ette, et ka muuseumites siis peaks enda jaoks paika panema need põhimõtted ja nõuded, mida teie tahate näha, et teie muuseumis territooriumil läbi viidud ürituste puhul peaks järgi. Jällegi, see ei pea olema midagi väga, väga hullu, aga pigem nii-öelda 3-4 põhimõtet ja need peaks olema ka enda jaoks ka jällegi kirju pandud, et nad ei oleks jällegi kuskil kellegi arvates, kellegi peas, vaid te peaksid ikkagi selle oma muuseumi sisemiseks nii-öelda korrana vormistama. Ja ega siin rohkem palju nendest kriteeriumitest ei ole, kui me räägime kogumis säilitamist sellest, kui me eelmine kord pikalt rääkisime, tegelikult see on nagu selline pikem, kaugem teema, millest võiks väga pikalt rääkida, aga see on pigem seotud siis jah, sellise kogude hoidmise, kasutamise, säilitamise teemadena. Ma seda teemat täna ei tahaks rohkem avada. Siin me võime minna libedale teele ja hakata rääkima väga põhimõttelistest teemadest, üldse mida muuseumid peaksid koguma, kui palju koguma, eks ju, kuidas seda hoidma ja nii edasi. Need teemad on tegelikult väärt võib-olla eraldi mingisuguse diskussiooni tegemiseks, kus tegelikult peaks siis olema hoopis laiem seltskond kaasatud. Nii. Ja siin on mõningad näited varasemalt, aga ma arvan, et ma ei varasemalt meil on põhjust võib-olla neid näiteid läbi Karini suu kuulata, sest et need erinevad välismaised näited võib-olla ei ole nii asjakohased siin meie Eesti muuseumitele. Aga enne kui ma Karinile sõna annan, ma küsin, et kas on küsimusi? Nii palju vahele võin veel öelda, et tuletada meelde, et me nüüd kogume vähehaaval kõiki neid näiteid. EKIA kodulehel on eraldi nüüd Rohelise muuseumi osa. Sa võid korra jagada seda. Et siis näidata veel kord, tuletada meelde, kuhu me kõik need näited toome järgi mööda. Üritame neid näidete osa siin täiendada just teie poolt tulnud kasulike küsimustele toetudes. Siis kogume selliseid parimaid praktikaid ja näiteid ja paneme siia EKIA kodulehele välja. Siin on nüüd eelmisest korrast läbi käidud keskkonnapõhimõtete näited, eesmärgitud tegevuskava, sama keskkonnahoidliku töötaja meelest pea. Ja nüüd on see jätkusuutliku ürituse korraldaja meelest pea ka ilusasti ära toodud Eesti Kunstimuuseum. Ma räägin kogu aeg kumu, aga tegelikult peaks rääkima ikkagi EKM, eks ju. Ehk siis näitena, et seda me nüüd vähehaaval siin täiendame ja proovime siia kogu juurde neid näidismaterjale tuua. Aga ikkagi, kui nüüd küsimusi on, enne kui ma Karinile sõna annan, siis on viimane moment võimalik minult midagi küsida.
Chatis ka ei ole praegu küsimusi. No väga hea, no siis tundub, et asjad on klaarid ja tegelikult Karinil ongi jäänud võimalik tegelikult näidata, kuidas asi peaks veel kord välja nägema. Siis peaks asi olema küll klaar ja kellelgi ei tohiks olla probleemi muuseumis sellise keskkonnahoidliku näituse tegevuse põhimõtete vormistamine. Aga Karin, ole hea. Ja mitte Harri, sa oled nüüd ootused nii üles kütnud, et nüüd ma tulen ja ütlen, kuidas siis teha, aga ma vastupidi tahaks just alustada sellest, et mina olen ju erialaselt kunstiteadlane ja töötan kuraatorina ja nende keskkonnateemadega olen tõesti tegelenud siin viimase 2 aasta jooksul oma muu töö kõrvalt. Et ma ei pea ennast ise kindlasti üldse mitte keskkonnahoiu spetsialistiks. Aga tõesti selle 2 aastaga olen siin üht koma teist lugenud ja uurinud, kuidas mujal tehakse ja juhtinud ja püüdnud siis võtta neid erinevaid nippe kasutusele siis meie oma Eesti Kunstimuuseumis ja jagan teiega siis täna siis neid mõningaid tähelepanekuid. Osaliselt muidugi kohe kattub ka nende Harri teemadega, mis siin just jutuks olid, aga mul on siis tiba teine disain ja võib-olla natukene teine perspektiiv nendele samadele teemadele. Nii. Nii on teil nüüd kenasti näha minu slaidid ka. Jah. Väga kena. Et nii. Eks ma olen ka ilmselt siit ka teie seltskonnas on mitmeid, kes on minu seda nii-öelda juttu juba kuulnud. Ma olen täna püüdnud siis natukene seda fookust nihutada aga osa juttu tuleb kindlasti juba tuttav siin ka eelmistest kohtumistest. Aga tegelikult Harri seda ka natuke võib-olla teise sõnastusega ütles, et seda nii-öelda rohepööret muuseumis laiemalt võttes saab siis läbi viia nii-öelda kahes suunas tegutseda. Et ühelt poolt siis püüdes vähendada muuseumi negatiivset keskkonnamõju, mis tuleneb siis meie sellistest igapäevastest tegevustest, majade haldusest, küttest, näituse tegevusest, kogude hoidmisest ja nii edasi. Ja teisipidi saab siis muuseum suurendada oma nii-öelda positiivset keskkonnamõju, arendades ja levitades siis jätkusuutlikke väärtusi. Nii samamoodi oma igapäevastes tegevustes, aga ka läbi näituseprogrammide, publikuprogrammide ja nii-öelda avalikkusega suheldes. Ja muidugi seda esimest poolt on palju keerulisem teha, sest et tihtipeale nõuab see suuri investeeringuid, kui me näiteks tahaksime oma kütte või kliimasüsteeme ümber hinnata või midagi kardinaalselt muuta, et tihtipeale kaasneb sellega siis ühesõnaga see peegelduks siis eelarves esialgu, et seda on palju keerulisem teha. Võib-olla mõnevõrra lihtsam on siis seda nii-öelda positiivset keskkonnamõju suurendada. Aga kui siis nüüd näituste juurde tulla, siis olen ka mina, kuna ma töötan peamiselt kuraatorina, siis just sellest valdkonnast kõige enam huvitatud siis, et kuidas siis näituse keskkonnamõju vähendada. Ja me oleme osalenud Eesti Kunstimuuseumi töögrupiga siis Key Culture nimetus, Key Culture'i koolitusprogrammis, kus siis on mitmeid selliseid rahvusvahelisi ettekandeid ja spetsialiste käinud rääkimas ja olen alati oodanud siis neid ettekandeid, kus siis tuleb juttu näitustest. Et kas nüüd nad ütlevad ära, et kuidas siis teha ühte keskkonnahoidlikku näitust ja ei, et tegelikult pean ka tõdema, et sellist ühte õiget lahendust, mis kõigile sobiks, ei ole. Ja ikkagist tuleb siis igale näitusele läheneda juhtumipõhiselt.
ja noh, samamoodi on väga erinevad nii-öelda ka meie oma organisatsiooni sees, meie 5 eri majas toimuvad näitused ja nende sisud, suurused, vormid, kõik on erinevad. Samamoodi ka siinsamas seltskonnas, eks on väga erinevaid institutsioone või eri suurusega muuseumeid ja et ühesõnaga ikkagist tuleb seda kõike case by case vaadata ja mõelda enne kõike läbi siis, mis siin konkreetsel või antud juhul on võimalik teha. Ja mulle tundub, et võib-olla kõige viljakam olekski seda teha siis selle näituse planeerimisprotsessi alguses ja kõige pragmaatilisemalt öeldes nii-öelda ajada tiim kokku, kaasata siis kõik selle näitusega seotud osapooled, kuraatorid, kujundajad, graafilised disainerid, kõik ehitajad, konservaatorid, koguhoidjad, haridusprogrammide läbiviijad ja tegijad. Et ma ei tea, kommunikatsioon, et erinevad osapooled, kes kõik sellesse näitusesse panustavad ja läbi mõelda siis need tööprotsessid ja väärtusahelad teie oma muuseumi siseselt ja läbi käia siis kõik need tegevused ja sammud, mis näituse planeerimise, ehitamise, lahtioleku ja mahavõtu ajal toimuvad ning otsida siis selle seast, et millistel nendel tegevusvaldkondadel on kõige suurem keskkonnamõju ja küsida siis, kus ja kuidas on seda võimalik vähendada. Ehk see on selline üsna selline nagu abstraktne soovi või noh, ühesõnaga, et võib-olla ka kõige konkreetsem asi, et mida ma julgeksin soovitada, et kuidas ühe näituse keskkonnamõju vähendada. Sest et mitmed selliseid soovitusi, mida ma ka siit ja sealt olen üles korjanud või siinsama Harri näitas mõningaid neid näiteid, et osasid asju lihtsalt ei ole võimalik mingi konkreetse näituse puhul rakendada või meie organisatsioonis ei käi asjad niimoodi. Et siis jah, niisugust tundub, et seda niisugust kuldvõtmekest ei ole. Küll aga siis jah, tuleks ja tasuks mõelda siis sellele näitusele ka, kui nagu tööstuses räägitakse tarbeesemete olelusringist, et mõelda ka näituse sellisele olelusringile nagu tervikprotsessina ja siis analüüsida seda, et kuidas see näitus sünnib, millised on need etapid ja mis saab siis sellest pärast. Ja noh, siin on muidugi selline ilus ringmajandusest inspireeritud joonis, et seda päris ringi saavutada on muidugi näituste puhul keeruline, aga siis ka iga etapi puhul püüda siis läbi mõelda, et kas see äkki on seekord võimalik. Ja siit üks konkreetne näide siis ka ühest Kumu näitusest 3 aastast tagusest ajast. Kunst on disain on kunst, kuhu me siis ehitasime sellised geomeetrilise kujuga vitriinid. Ja see kujundus, mille tegi arhitekt Katrin Koov, oli väga-väga lahe ja me jäime sellega väga rahule, sest ta õudselt hästi kandis selle näituse ideed, aga tõesti me ei olnud läbi mõelda, et mis nendest vitriinidest pärast saab. Õnneks siis olukord lahenes, et Kumu kolleegid haridusosakonnast näituse lõppedes leidsid neile siis uue elu foajees, kus siis nendest said sellised tegeluslauad lastele. Aga tunnistan ka ausalt, et sel hetkel, kui me seda näitust tegime, meil ei olnud seda nii-öelda seda ringi läbi mõeldud, et mis sellest erilahendusega vitriinist pärast saab. Et nüüd täna ma püüan juba nagu targem olla selles osas, et sellised asjad nagu ette näha niisuguseid asju. Ja
ja üks selline suur valdkond jällegi, mida ei ole üldse mitte lihtne muuta näituse tegevuse puhul, aga mis kindlasti annaks sellise positiivse keskkonnamõju, on siis need 3 suurt teemat. Näituse programmi ülesehitus üldiselt, näituste arv ja selle kestvus ja näituste suurus. Ehk siis jällegi sellised väga pika vinnaga küsimused, mida ei saa üksikisiku või kuraatori või kelle iganes tasandil otsustada, vaid see on pigem selline programmiline lähenemine siis muuseumis, et mõelda sellele, mismoodi, kuidas meie näituse programm on üles ehitatud, et kas seal annaks nii-öelda optimeerida mingeid tegevusi. Jällegist tean ka siit oma muuseumi seisukohalt, et pigem soovime me teha eritüübilisi näituseid, näiteks, et meil on suvel on selles ruumis a la videoteoste Mootsa kunstinäitus, kus on videoteosed eksponeeritud ja järgmisena tuleb sinna näiteks skulptuurinäitus, et tekitada niisugust variatiivsust, erisust, aga teisipidi nõuab see jällegi siis tohutult suuri ümberehitusi. Et praegu ei ole meil sugugi lihtne otsustada, et siin ruumis me teemegi nüüd ainult maalinäituseid, kus on vaja seinapinda ja ainult seinad ja seda teed me lähme, eks. Et kuigi see oleks võib-olla kõige keskkonna säästlikum viis, et me ei peaks neid ruume ümber sättima. Ja kohalike ja rahvusvaheliste näituste tasakaal, eks, et rahvusvaheliste näituste puhul kindlasti see transpordi, reisimise, ka kuriiride ja kuraatorite reisimise jalajälg on suurem kui kohalike näituste puhul. Teisipidi me ei taha loobuda rahvusvaheliste näituste tegemisest ja mingis perspektiivis on kindlasti mõistlikum tuua olulisi autoreid siia näiteks Eestisse kohale, et kohalik publik saaks nendega tutvuda siin koha peal, mitte ei peaks nad reisima ise kuskile Euroopa keskustesse nendega kohtuma. Nii et ühesõnaga sellised küsimused, millel ei ole sugugi lihtsaid vastuseid. Ja see rändenäituste teema muidugi ka samamoodi siis, et mis saab näitusest peale seda, kui teie majas maha võetakse. Mitmete näituste puhul seda muidugi juba niimoodi mõeldaksegi läbi, aga see on ka kindlasti üks teema, mida võiks teadlikumalt teha, et mõelda, kas seda sama näitust saaks nii-öelda taaskasutada mõnes teises näituse majas. Jällegi vähem näituseid aastas ja näituste lahtioleku perioodide pikendamine nõuaks vähem ressursse ja oleks kindlasti väiksema keskkonnamõjuga. Teisipidi usutavasti teate te kõik, kallid kolleegid, et see ei ole ka lihtne otsus, mida teha, sest et see hakkab üsna ruttu mõjutama meie publiku arvu. Aga eks vähemasti Eesti Kunstimuuseumis küll me oleme tasapisi neid näituse lahtioleku aegu pikendanud ja näituste arvu vähendanud. Aga jällegi kardinaalset muutust teha on väga raske. Ja siis nii-öelda mahu küsimus ka, eks, et kas teha suur ja võimas näitus või väike, aga võimas näitus, et saab ka väiksemas vormis võib-olla kõnetada või edasi anda samu mõtteid. Nii. Nüüd ka sellest oli ka Harriga siin juttu, eks. Harri rääkis sellest, et kui näitus on oma vormilt väikese jalajäljega, on väga hea, veel parem, kui ta ka siis neid keskkonnateemasid oma sisu poolest kõnetab. Need 2 asja võivad kattuda, aga tingimata ei pea kattuma. Ja see, mulle tundub, et see kureerimise protsess või ka kuraator on kindlasti üks võtmeisikuid ühe näituse puhul, kes saab neid protsesse juhtida ja juhtida ka siis tõesti seda keskkonnateemat, et ma olen ise ka oma majas kohanud palju sellist
sellist nii-öelda, et kes tellib etiketid või trükised või mingid materjalid, kus seinad, et meie ainult vormistame, et siit, et tellimus tuleb tellimus tuleb näituse korraldajalt, meie ainult vormistame, aga et siis nii-öelda selle kuraatorina on siis see võim tellida või paluda siis võtta näiteks võrdlevaid hinnapakkumisi erinevate materjalide osas ja nii edasi. Üks võtmeteema kindlasti on aeg, mida meil ka kõigil on jube vähe, aga mida paremini seda aega planeerida, siis vabandust, ma ei saa praegu. Et mida paremini aega planeerida, siis seda lootustandvam on võimalus siis teha ka keskkonna nagu hoidlikumaid valikuid ja samme. Aga põhiline on siis jah, et kogu aeg küsida, et kas seda on vaja või kas on siin võimalik siis säästlikum lahendus. Et iga tegevuse tööprotsessi tellimuse puhul võiks neid küsimusi kuklas hoida. Ja kui suurema, just. Ja aja osas veel panin teile siia korraks, tahtsin jagada ühte slaidi teiselt esitluselt, see on Gallery Climate Coalitioni kodulehelt, kus siis on ära toodud nüüd seesama süsiniku jälg, ehk siis nii-öelda see otsene negatiivne keskkonnamõju lennu ja laeva transpordi puhul, et kui näiteks kunstiteoseid või museaale siis Londonist Hongkongi transportida, et siis siit tegelikult tuleb hästi välja see, kuidas lennuliiklus on palju kiirem, aga suurema keskkonnamõjuga, vastupidiselt laevaliikluse puhul on keskkonnamõju väiksem, aga selleks on aega vaja. Nii et aeg on kahtlemata see üks faktoreid ka muudes tegevustes, eks, et mis nii. Paar mõtet siit ka näituse kujunduse kohta, mis ka nii samamoodi nagu nii-öelda see kureerimise protsess või see näituse juhtimise protsess on väga olulise tähtsusega, siis ka see kujundus, kuidas seda näitust siis, see tingib siis selle, kuidas seda näitust üles ehitatakse, milliseid materjale kasutatakse. Ja võib-olla kõige lihtsam ja kõige ka keskkonnasäästlikum oleks teha hästi standardseid näituseid, nii et me seda ruumi ei muuda ja värve ei muuda ja meeleolusid ei muuda, aga teisipidi ei taha me ka seda teed minna, eks, sest et kogu see näituse kujundus aitab kommunikeerida näituse ideed ja kuna me ka paratamatult võistleme kõikide teiste kultuuriasutustega oma publiku nimel, et siis me tahame ju pakkuda terviklikku väga head elamust, et näituse sellel on väga oluline roll. Nii et sellest lõplikult loobuda ei taha, aga siis tulebki mõelda, et kuidas seda kujundust võimalikult keskkonnasõbralikult teostada. Ja siis siit jõuame siis nende erinevate materjalide, töövõtete, jällegi aja planeerimise juurde, et kuidas siis jah. Üks teema, mis on ka meie oma majades aktuaalne just kujunduste puhul on, et meil on tihtipeal, meil ei ole omal muuseumis tööl kujundajat, kes näituseid kujundab ja väljast tulnud kujundajate puhul
on nende võlu kindlasti see, et nad tulevad ja näevad asju värske pilguga ja nad pakuvad väga huvitavaid lahendusi, aga teisipidi on alati kujunduse protsessis kasuks see, kui kujundaja on väga hästi kursis muuseumi tööprotsessidega, selle, kuidas näituste osakond töötab, kuidas öelda nii-öelda, kuidas see kujundust päriselt realiseeritakse, et jällegist üks selline nagu keerulisi momente, et kuidas head lahendust leida, et väliskujundaja kindlasti ei oska arvestada selle järgneva näitusega, mis sellesse samasse ruumi tuleb. Nii et jah. Täna mul vist on ainult sellised küsimused ja niisugused keerulisemad kohad, et ma olen ise ka selle protsessi, selle asja käigus kasvanud ja kui mulle alguses tundus, et kõik on nagu tehtav ja et siin on nii palju võimalusi ja valikuid, et siis nüüd siin paari aastaga olen jõudnud ka selliste nagu pigem nende probleemide märkamiseni, et seda ei olegi võib-olla nii lihtne kõike ellu viia, et teeme ära. Nii, aga siis panin siia vahepeale nüüd ka mõned pildid, osad siit on kindlasti juba teile tuttavad, et ma olen neid siin-seal näidanud, mis on siis aidanud nii-öelda optimeerida meie majades seda materjalikasutust. Ja üheks suureks abiks on olnud kindlasti nende Kumu ajutiste vaheseinte moodulsüsteem, mida on selle maja avamise alguses saati kasutatud, et vahelduvate näituste erinevaid ruumilahendusi siis ehitada. On hästi standardiseeritud süsteem ja meie näituste osakond kasutab siis puitlaast plaate, millega neid alumiiniumkonstruktsioone siis seinadeks ehitavad, et neid saab 3 või 4 korda neile erineva näituse installi puhul. Erinevalt siis küprokist, millel on väga lühikene eluiga, millele nagu uut ringi ei saa anda. Nii et see on kindlasti olnud üks selline väga positiivne samm, mis on aidanud seda materjalikulu meil optimeerida. Aga mõningaid pisikesi näiteid siit veel, üks viimati tore leid on siin selline, ma isegi ei tea, mis selle asja nimi on, see 4 rattaga selline alus, millega siis raskeid asju saab liigutada ühest kohast teise. Et leidsin, et see oli tehtud ühest Adamson-Eeriku muuseumi näitusel kasutuses olnud vineerplaadist. Siis selline ise tehtud väga kena taaskasutus. Aga siis ka erinevaid postreid ja plakateid, eks, mida me kasutame reklaamiks, kasutatakse siis hiljem näiteks põranda kaitsmiseks, kui siin näituseid ehitatakse või seinu värvitakse. Või siin kõrval on siin, kui ehitati Jeremy Shaw näitusele, kes trepistikku on näha, eks, et jällegi see materjalide ringlused varem, need samad puitlaastplaadid on siis olnud kuskil teisel näitusel, leiavad uue elu siis siinsamas moodulsüsteemi trepistikus. Nii, ma olen nüüd täiesti kaotanud oma ajataju, et ma korraks igaks juhuks küsin, et kuidas sellega seis on, et Sul on nii huvitav, et me kõik kuulame ja me üldse ei hooma aega, nii et... Nii, aga ma ei taha ka nüüd seda teile siin kuritarvitada, et... Ei, meil on aega on, et võid vabalt edasi minna. Ja ma vaatasin, et Agnesel oli küsimus. Küsimus, jah. Agnes, ole hea. Ma tahtsin kõigepealt öelda aitäh. Väga mõnus selline hea süstemaatiline vaade, et kui just ERMi kontekstis me just praegu mõtlemegi, et kuidas tegelikult kõike seda, mida tehakse ja mida peaks tegema, et kuidas seda süstematiseerida, et praegu see kuidagi väga hästi aitas tegelikult. Aga tegelikult läheb veel siin jutt edasi. Okei, siis ma ei eksita sind. Aga aitäh. Siis ma ei eksita, siis pane edasi.
nii, aga tegelikult ega mul ongi siin juba, nüüd ma korra hüppasin siit, kas tuli tagasi need slaidid teile siia, vabandust. Ja, On olemas jälle, nii, katsun selle siis siit. Ei taha mul seda. Nii. Nii tore on, nüüd mul läks siit see mingi asi sassi. Miks ta ei taha mulle seda siit nüüd teile suureks teha? Karin, sa võid olla. Ühesõnaga, kas te neid pilte praegu näete? Näeme pilti küll, jah. Pilti näete? Jah, see sama, kus on see ratastega asi ja veel 2 pilti. Nii. No ühesõnaga, ma lähen siit siis niimoodi praegu, ma ei tea, miks see nupp ei tööta, ma ei ole nii see digisuutlik, näed nüüd. Ühesõnaga, siis on siin meil veel, oleme siin tegelenud oma prügimajandusega. See võib-olla selline üldisem teema, mis puudutab otseselt näitusetegevust, aga samas siin näete ka meie näituse osakonna selline iseleiutatud prügisortimise jaam, mida nad siis kasutavad parempoolsem pildil, mida nad kasutavad näituste mahavõtul, et siis see prügi jõuaks võimalikult aga seda pilti me ei näe. Seda pildi te nüüd ei näe? See on ikka sama pilt, see 3-väline, kus üks on see ratastega, siis on mingi plakatitega pilt ja siis on siin mingi see, võt nüüd midagi muutub. Ei. Andke andeks siit. Nüüd tuli. Vahepeal nägime seda valguskaablit, kus kohas see asi peaks läbi liikuma. Asso! Mingi niuke kaabli pilt oli. Nii. Ei, tuli ikka eelmine pilt. Korra vilksas. On teil nüüd, vabandust, hästi nii piinlik. Ei ole. Nii, on ikka pilt ees? Ei. Ei ole? Pilt on ees, aga ta ei ole slaidishow, aga jätagi ta nii, siis ta liigub kindlasti edasi. Mine nüüd edasi, vaata, kas liigub. Ja nüüd liigub. Nii, nüüd on prügimajandus teil ees, jah? Nii, nüüd on see prügikast siin. Hiljuti tegime ka siis prügisortimise koolituse siin oma üldkoosoleku raames kõigile Eesti Kunstimuuseumi töötajatele. Kutsusime Ragn-Sellsist kõneleja siis meelde tuletama ja õpetama, et kuhu, millisesse kasti, milline prügi läheb. Et jällegi see teema, et organisatsiooni sees üksinda või ühel osakonnal on väga keeruline midagi ära teha, vaid ikkagi tuleb ennekõike kõiki inimesi kaasata ja püüda siis motiveerida kõiki osapooli sellesse projekti panustama. Et siis selle koolituse abil loodame natukene teadlikkust tõsta. Ja tahtsin teiega ka jagada seda meie prügistatistikat nüüd Kumu 2022. aasta kohta, kus meil olid siis nii-öelda kõik need moodsad prügisortimise jaamad nii avalikes ruumides kui töötajate aladel. Ja nende nii-öelda see tulemus on juba küllalt hea. Peaaegu 40% siis oma kogu prügitekkest oleme me suutnud sorteerida. Aga eks ütleme, et arenguruumi siin veel on. Et tahaks muidugi seda segaolmejäätmete osa nüüd hakata vähendama. Aga eks see on ka seesama selles mõttes õpetlik ja kehtib kõikide nende valdkondade osas, et enne kui saab hakata midagi oma keskkonnamõju vähendama, on oluline aru saada, kus me praegu oleme. Et selles mõttes ka seesama süsiniku kalkuleerimine või selliste andmete väljavõtmine
täidab siis seda eesmärki. Nii, ja siit paar näidet siis veel niisugust konkreetset ja praktilist, mida ma siin ja seal juba jaganud olen, et olen siin maadelnud sellega, et kuidas asendada siis neid Hollandist imporditud lõikelilli, mida me kingime siis oma koostööpartneritele, näiteks näituse avamise puhul. Et siin ühel korral entusiasmilainel kasvatasin maitsetaimi neile. Siin viimase metsanäituse puhul käisin metsast korjamas siis kaseoksi, mis ajatasin suhkruveega, et nad tuleks ilusad väikeste lehepungadega. Sest et lillepoodidest siin Eesti tulpe saab ja neid jõulutähti, aga et see ei ole ka sugugi nii lihtne niisuguseid kohalikke kodumaiseid alternatiive siis leida. Ja üks tore selline viimase aja arendusi on siis see, et nüüd kohe-kohe said ja jõuavad meie poodi müüki siis sellised meie enda tekstiilijääkidest tehtud meened. Meil on siin ja seal majades selliseid valguskaste, kuhu me trükime seinatekste või muid näitusega seotud tekste ja neid trükitakse siis selle tekstiilile, mida me siis nüüd koos Astangu kutserehabilitatsioonikeskuse töötajatega oleme siis teinud sellisteks pinaliteks ja kosmeetikakottideks, mis siis jõuavad. Et siis sellel on materjali mõttes, anname materjalile uue elu, aga tal on ka see sotsiaalne mõõde, et pakume tööd siis Astangu rahvale. Siin niisugused toredad rebased ja puidust labidad samamoodi sealt Astangult. Ja et nüüd siis ongi see jõudnud ka meie poodi ja mitmete näituste puhul toodame siis selliseid väikseid suveniire või meeneid, mida siis kaasa osta ja mul on väga hea meel näha, et meie poejuhataja on hästi nende roheteemadega kaasa tulnud ja otsib siis igasuguseid öko ja alternatiivsemaid lahendusi, et siin keskel on ümber töödeldud nahast kaantega ökopaberil märkmikud ja vasakul on mingid ökomärgistusega Eesti väiketootja marmelaadid. Nii et ka seda valdkonda siis püüame natukene sõbralikumaks ja jätkusuutlikumaks muuta. Nii, aga nüüd lõpetuseks tahtsin siis korraks rääkida nüüd meie oma tulevikuplaanidest ja küsida tegelikult teilt ka tagasisidet, et siin alguses oli juttu sellest samast süsinikukalkulaatorist, et tõesti me oleme siis Kumu kunstimuuseumis siin mais avatava näituse kunstantropotseeni ajastul selle näituse tuules siis töötamas välja sellist kestliku näituse mudelit. Et sellel ja siis ka süsinikukalkulaatorit. Et see on siis selline keskkonnateemaline näitus, väga uhke teadusprojektiga seotud ja juba pikka aega kestnud. Tuleb väga põhjalik ülevaade, mis siis vaatab nagu Eesti kunstiajaloo ökokriitilisest vaatepunktist ümber. Ja toob siis kokku erinevad teadlased, kaasaegsed kunstnikud ja muuseumi. Ja püüame siis ka selle näituse raames läbi mõelda samamoodi selle näituse vormilise poole, et kuidas seda näitust siis jätkusuutlikult ka vormistada. Ja üheks selliseks projektiks, mis siit näitusest on välja kasvanud, ongi see nii-öelda kestliku näituse mudel, millega me oleme siin nüüd otsapidi tööd alustanud. Meil õnnestus saada sellele ka rahastus muuseumide kiirendist. Nii et me teeme selle nüüd selle antropotseeni näituse raames, aga plaanime seda siis teha nii-öelda ikkagist avaliku tööriistana, kuna me selle juba ette võtame, et siis ei jää see meie oma majades, vaid pelgalt kasutamiseks.
Nii et see tuleb siis selline 3-osaline avalik tööriist, mis loodetavasti lõpuks ripub kuskil veebileheküljel, mis siis tutvustab sellist keskkonna ja näituse üldiseid põhimõtteid. See sisaldab süsiniku kalkulaatorit ja siis sellist heade praktikate nimekirja sihukese küsimustiku või checklisti või kontrollloendina, mis siis koondab erinevad sellised soovitused, kuidas võimalikult kestlikku näitust teha. Ja see pakub siis sellise teatava raamistiku eneseanalüüsiks ja kui kõik läheb plaanipäraselt ja meil ei saa rahad enne otsa, siis suudab see veebileht luua sellise auditi, mis siis annab nii-öelda sellise tagasisidet selle näituse keskkonnamõju kohta ja pakub siis võimalust ise analüüsida oma tehtud tööd ja teisipidi ka siis näituseid omavahel võrrelda. Nii et me oleme nüüd just alustanud selle kalkulaatori väljatöötamisega, sest et see on üks selliseid konkreetseid viise siis, kuidas seda näituse negatiivset keskkonnamõju mõõta. Aga tõesti ei ole see süsinik kindlasti siis nii-öelda ainus valuuta või ainus valdkond, mis siis peegeldaks seda, kas näitus on, või ühesõnaga, jah, et mis selle näituse mõju on. Ja seda positiivset mõju kindlasti ongi palju keerulisem mõõta ja analüüsida. Aga et siis loodetavasti tekib sellest selline natukene nagu inspireeriv ja informatiivne tööriist siis näituse tegijatele, et ka sellest keskkonnahoiu aspektist oma tegevusele peale vaadata. Nii. Et lühidalt sellest näituse mudelist. Praegu kindlasti tekitan veel olukordi, et seda ideed siin ka teiega paremini detailsemalt põrgatada. Aga ma mõtlesin, et kuna nüüd ka ma olen tükk aega siin rääkinud ja te olete kuulanud, et ma küsiks siia korraks teie käest, et kas te äkki sellesse samasse chatti, mis siin Teamsis on, võiksite kirjutada ja mõelda, et milliseid materjale teie oma näitustel ja näituste ehitusel kõige enam kasutate. Ja kribage siia, millised on need peamised materjalid, et nii-öelda kasutan seda platvormi ära, et kobada maad või uurida pinnast, et milliseid nii-öelda nii ehitusmaterjale kui ka mis iganes, nii-öelda, kuidas te vormistate oma seinatekste, a la kruvid, puit, alumiinium, kõiki seda tüüpi materjale küsin teilt. Et teil kohe vaatan, kas ma leian siit selle chati ise ka ülesse. Et äkki te olete nii kenad ja kirjutate siia neid oma näitustel kasutatavaid materjale, siis on sellest abi selle mudeliga edasi minemisel. Aga siis siin nüüd kohal ütlen aitäh. Siin saavad minu slaidid otsa. Olen hea meelega avatud aruteludele. Väga hea, suur tänu veel kord ja tegelikult see oli nii hea ettekanne, et mina arvan, et seda ettekannet tuleb nüüd recyclida mitu korda. Et me leiame kindlasti sulle veel kord võimaluse seda juttu rääkida, sest see oli väga sisukas ja hea. Ja mul on üks küsimus, mis puudutab seda näituste mudeli valmimise aega, et mis ajal te selle arvate, et te võiksite valmis saada sellise, ma kujutan ette, et teil tekib mingi testversioon, testite seda omakeskis, aga millal ta võiks muutuda selliseks avalikuks?
Raske öelda, et me oleme oma mingitest ideaalplaanidest siin juba kuid maha jäänud. Aga me tegelikult tahamegi teha seda nüüd nii-öelda testida nii seda kalkulaatorit kui ka checklisti siis selle sama antropotseeni näituse raames, mille me avame mais ja see on avatud oktoobrini. Ma kardan, et me selle avalikkuse versioonini jõuame äkki peale suve. Jah. Me püüame küll siin mingisugused kalkulatsioonid teha ikkagist ka selle näituse avamiseks. Aga nii-öelda, et seda kõike lõpuks kõik kokku koondada ja veebi riputada, et see ilmselt jääb pigem sinna sügise poole. Agnes ka tahab küsida. Ja ma tegelikult tahtsingi küsida nende materjalide osas, et kuna seda mingil moel me teame, mis on head materjalid, aga mingil moel need materjalid, mis meil on ebamugavad taaskasutusele, et ma mõtlen, et kuidas ta nagu selles suhtes hakkab välja tulema, et kas seal pigem on nagu häid soovitusi, et mis materjale pigem tasuks kasutada, et kas tal on ka mingi selline konserveerimise poolne sisend, et meil üsna palju mingid materjalid jäävad kasutamata, sest ta lihtsalt ei sobi mingi esemega kokku, mis võiks olla väga, nagu enne Harri mainis ka, et kas talle tuleb selline nagu juhend juurde, et aidata nendest materjali valikutest tegelikult langetada oma valikuid. Ja, et me töötame selle nimel ja praegu meil ongi olnud juttu sellisest materjalide püramiidist, nii-öelda piltlikult öeldes, et ikkagi sellised inimlevinud materjalid, mida Eesti muuseumides kasutatakse, läbi uurida, ka nii-öelda nende tarneahelad, et kuidas nad siia Eestisse jõuavad ja millise ja nii-öelda keemilise koostise koha pealt. Mitte küll nüüd nagu päris lõplikku, aga et sellist päris teadusprojekt see ei ole, selles mõttes, et me nagu nii suur seda võimekust meil ei ole, aga et mingid need levinumad materjalid läbi hekseldada ja siis... Ma nii palju muidugi peas asja ajamiseks, aga me võime seda eraldi rääkida, eks ärge hulluks minge. Ehk siis tarneahelatega suure tõenäosusega ei saa Eesti keskseid andmed te kätte. Ma ei tea, kuidas konsultatsioonifirma teile pakub, aga mõistlik oleks võtta nii-öelda Euroopa keskmised andmed nende materjalidele. Ja teine asi, see püramiid on väga oluline. Kunagi me arhitektuurimuuseumis, kus me seal tegime, et tegelikult ka nende enam levinud seinamaterjalid, need erinevad puitlaastplaadid, ühesõnaga kõik nendel on ka tegelikult väikene erinevus siiski olemas, et need enam levinud installatsioonide, konstruktsioonide materjalid, et seal oleks mõistlik tuua siis selline, et mida võiks eelistada, millel on see keskkonnajalajälg väiksem, eks ju, läbi selle CO2 emissiooni arvutuse, see oleks jube hea asi. Aga ütleme niiviisi, et ei tasu ka need väga hulluks minna, sest need erinevused on teatud puidupõhistel materjalidel küll äkki väikesed. Ja see hakkab mängima ka hind, eks ju, lõpuks. Nii et see peab olema mingi mõistlik tasakaal, peaks selle soovitustel olema. No mis üldse puudutab seda süsinikukalkulaatorit, siis me oleme ka arutanud siin, et kindlasti ei ole sellel praegu meie eesmärk välja selgitada nii-öelda lõplikku tõde, et arvutada välja kogu näituse protsessi jooksul toodetav süsinik. Et pigem ikkagist oleme valinud välja sellised kõige suurema heitega valdkonnad, milleks ongi siis transport, materjalid, kütte ja energiakulu ja prügiteke. Ja et see süsinikukalkulaator siis koondab ainult nende konkreetsete valdkondade infot. Ja ega sellest midagi katki ei ole. Tegelikult süsiniku jalajälje hindamise metoodika ütlebki, et sa ei pea 100% kalkuleerima, seda on võimatu teha, vaid see peadki keskenduma olulisematele süsiniku heite või kasvuhoonegaaside heite allikatele. Ja selles mõttes on see täiesti
täiesti okei. Aga no just, et see ei jääks ka ainult selleks süsinikupõhiseks, et vaadata ka nagu seda materjalide taaskasutuse võimalust ja tegelikult ikkagist mulle tundub, et on oluline sinna sellesse mudelisse sisse kodeerida just ka see see positiivne pool või see teadlikkuse tõstmine, ka see sisuline tegevus, mida muuseum teeb ja milles muuseumid on väga tugevad, et ka see läbi seda kestlikkust nagu analüüsida. Aga aitäh, ma näen, et siin on mitmed inimesed kirjutanud, et ma oleks tänulik, kui siin teised veel lisage siia, et ei pea ka ühesõnaga, et ma selle põhjal veel ju nagu midagi kuskil lukku ei löö, aga et seda pilti mitmekesistada, et milliseid materjale teie muuseumis kasutatakse, et siis julgustan teid kirjutama. Ma saan aru, et me räägime praegu materjalipõhistest asjadest, aga sinna võiks tulla ka tegelikult võib-olla mingid elektroonikaseadmed, eks? Mis võiks ka olla ära hinnatud, kui te nii detailseks lähete, on nii? Me praegu ei ole ausalt öeldes neid, kõik, mis puudutab tehnoloogiat, mõelnud vähemasti sellesse süsinikukalkulaatorisse, sest et ka muuseumides tihtipeale me ei osta igale näitusele uut projektorit näiteks. Või kui me ostame meil on vaja näiteks uus televiisor osta või uus projektor, et siis reeglina jääb ta ikkagist edasi ka järgnevatele näitustele, et seetõttu ühesõnaga seda lõiku, mis selle konkreetsel näitusel kui suur see süsiniku või konkreetse näitusel sellel esemel on nagu võib-olla keerulisem hinnata. Ma ajan su pea siis kohe sassi ja kuidas sa siis arvestad näiteks korduskasutatud materjalide keskkonnajalajälje, mille põhjal sa selle välja arvutad? Seda me siin ka oleme nuputanud, et kas seda kuidagi mingi koefitsiendiga saab äkki nagu arvestada. Lahendust veel ei ole, aga tegeleme. See võib päris hulluks minna, aga tegelikult sa pead, selles mõttes ju seadmed on ka korduskasutamises, kui see näiteks sama seinamaterjal on, mis küsimus on, miks sa seadmeid ei pane arvesse. Aga sa võid arvestada, et kui näiteks seadmeid kasutatakse näiteks nii mitme näituse puhul, siis tal on emissiooniks võid lugeda nulliks näiteks. See on niisugused ülistused tuleks teha ja muidugi ka materjalide puhul sa pead vastava materjali keskselt ära määratlema, palju siis miinimumarv korduskasutust on, et seda nimetada korduskasutuseks. Aga nüüd ma ajan su pea sassi, sest ma hakkan kohe seda praktilist keerulisust siia sisse tooma. Võib-olla neid asju nii keeruliseks ei pea ajama ja võib-olla mõistlik hoopis mingi lihtsustatud mudel teha. Aga kui sa tahad nagu rohkem tegelikkust teha, siis tekib just selle korduskasutuse puhul tekib probleem. Et mis sa selleks koefitsiendiks siis võtad, eks ju? Tegelikult see eesmärk on kindlasti vastupidine, et mitte ajada asju keeruliseks. Kohe oleme põrkunud ka sellega, et kuidas neid andmeid kätte saada, et kui palju täpselt seda materjali kulub, et siin on nii palju selliseid detaile, mis on vaja läbi mõelda ja me püüame ikkagist selle teha võimalikult kasutajasõbralikku ja et ei oleks vaja palgata veel kolmandat inimest, kes hakkaks neid andmeid koguma selleks, et seda süsinikukoguseid välja arvutada, Ja nende erinevate materjalide puhul peaks siis olelusringi põhisuse ära määratlema, et ei tekiks nii, et puidu puhul sa võtad arvesse kuidagi pikemat olelusringi ja seda süsiniku sidumist ja nii edasi, aga seda see ekspert või see konsultatsioonifirma peaks suutma teile pakkuda. Ja jumala eest näiteks ta ei hakkaks kütuseid ja transporti olelusringi põhiselt tegema. Ma tean, et teie konsultant kangesti seda tahab teha, et siis ta läheb nagu ühesõnaga on oma arvamused sellest, aga seda me võime oma vahel rääkida. Hea meelega, ma arvan, et lepime eraldi aja ja arutame läbi edasi. Aga see tundub väga põnev, et kas teil kemikaalid, värvid ja need, eks siin on ka mainitud viimane maine öeldab, et seinavärv, eks ju, et see on aga väga suur oluline vahe nendel erinevatel värvidel ja siin tasub ka need värvid
mitte nii-öelda margipõhiselt, vaid vesi alusel, eks ju, lahustite alusel, noh, nii et niiviisi grupeerida üldisemas plaanis, et sellest täitsa piisab. Sest sealt tuleb väga oluline vahe kohe vahele. Ja siin ma lugesin ühte kommentaari, mis ütles, et metallil ja klaasil emissiooni ei ole. Süsiniku emissioon on neil jubedalt suur, et siin võib vabalt tulla välja, et klaasi süsiniku emissioon on kordasid suurem kui plastil, eks ju. Nii et see on jällegi just see süsiniku jalajälje hindamise informatsioon, mis tegelikult võib-olla avab need teemad, mida siiamaani me oleme vaadanud hoopis teiste teadmistega hoopis teise külje alt. Väga hea, aga siis mulle tundub küll, et siit tuleb mingi väga põnevat ja me liigume nagu juba täiesti Euroopa tasandil parimas suunas. Ehk siis kui selline jalajälje arvutuse ja ka nii-öelda informeeriv osa sinna juurde tuleb, siis ta on ju väga kasulik mudel, mida kõik muuseumid saaksid siis kasutada ja just selle olulisus on see, et ta on nagu metodoloogiliselt ühtlustatud, et ei oleks seda, nagu sa Karin oled ka varem öelnud, kui sa ise otsisid neid erinevaid arvutusmudeleid, need on ju tegelikult internetis võimalik leida, aga nad on kõik erinevate metoodiliste alustega ja lõppkokkuvõttes on nii, et sa siis, kui hakkaksime kasutama erinevaid mudeleid, siis üks muuseum saab ühe tulemuse, teine saab teise ja see ei ole enam võrreldav, eks ju. Selles suhtes on see väga oluline see ühtlustatud näituse mudeli loomine. No vaatame, eks see on meile endile ka selline ikkagi nii-öelda osa sellest õppeprotsessist ja nii-öelda, et katsume ise ka aru saada, et kuhu, et just, et kus me oleme, millised tegevused on selle suurema keskkonna mõjuga ja et kuhu tasub seda energiat suunata, et neid jah, et mõnikord siin maadleme etikettide üle, et kas teha need kleebised või paberetiketid, aga et võib-olla suures plaanis on need kogused nii väikesed ja tühised, et palju olulisem oleks, piltlikult öeldes, ma ei tea, lennureis ära jätta, eks. Üks lennureis võib olla ühe kogu näituse koond jalajälg, eks ju, siis see tekitab ka väga suuri üllatusi, et kui kuraator sõidab Aasiasse ette valmistama näitust, siis selle lennu jalajälg võib olla suurem kui kogu hilisema näituse jalajälg, et see võib tekitada šoki, aga see ongi väga hea, kui see asi niiviisi välja tuleb, siis tegelikult hakkab inimene selles osas mõtlema. Selge, aga siis suur tänu veel kord ja mul on juba mõtted, kuidas seda ettekannet recyclida, sest kõik peab olema, eks ju, pidevas korduskasutuses ja ringmajanduse põhimõtetel kasutatav ja meil on tulemas maikuus ju ka üks suur üritus, on ju niiviisi. Ehk siis siit veel siis üleskutse ka teistele muuseumitele, et nüüd oleks mõistlik teha viimane jõupingutus ja see Rohelise muuseumi kriteeriumite kogum esimese taseme puhul ära täita ja Kertu on valmis kohe tormama teid nii-öelda väikese auditiga kontrollima seda kriteeriumite täitmist ja meil oleks jube hea meel, kui me saaksime maikuus siis anda tervele reale muuseumitele need Rohelise muuseumi tunnistused üle. Et siiamaani on nautinud seda olukorda, et ta on ainukene Roheline muuseum Kumu, eks ju, aga see peab nüüd kindlasti muutuma. Ma veel kutsun üles küsimusi esitama, et meil on veel natukene aega, et kindlasti tekkis mõtteid, võib-olla ka kommentaare, kasutage juhust. Mina küsiksin kohe, et kas või chati öelda, et kas keegi plaanib taotleda näiteks mai alguseks paberit korda teha, et kas plaanib keegi taotleda veel? Ja need Loodusmuuseum on taotlemas, Tartu Ülikooli Loodusmuuseum ja ERM plaanib kokku panna ja Ülikooli muuseum. Aga ühesõnaga õigake chati, kui keegi veel võtab hoo sisse.
Jee! Tuli üks kohe. Väga hea, et veel kord üleskutse, et tegelikult nagu te näete, need teemad ei ole nii keerulised, samas on nad juba tegelikult osa sellisest igapäevasest hügieenist, mida iga muuseum peaks tegema, nii et kasutage võimalust kindlasti ka tähelepanu saada, ega see ei tähenda muidugi, kui te ei jõua, et siis hiljem ei saa. Aga jah, veel praegu vist, kuidas meil on, Reet ja Agnes, et kas me nüüd enne maikuud enam praegu ei plaani ühtegi väikest nii-öelda meeldetuletuse üritust tegemast, eks ju. Et kui nüüd on veel mingisuguseid spetsiifilisi küsimusi, siis esimene asi, vaadake EKIA kodulehekülje peale, ehk siis neid Rohelise muuseumi näidiseid ja teine asi, ICOM Eesti kodulehel, teil on kõik need videod ilusasti meie eelnevatest koolitustest, on ju niiviisi. Ehk siis sealt saab siis ka snitti võtta, et kuidas üht või teist asja teha. Ja kui on ikkagi need, kellel on maikuuks ütlevad, et tahavad valmis olla, siis need võivad ka minu käest otse küsida. No, kui on vaja, ma olen valmis ühendama aega selle jaoks ka. Nendele, kes ikkagi lubavad, et maikuuks selleks konverentsiks siis need Rohelise muuseumi kriteeriumi täidetud saavad. Nii. Reet, kas sa tahad veel midagi kosta? Ma kinnitan üle, et on nii, et me nüüd praegu kevadel rohkem koolitusi ei planeeri, aga see on väga hea, et siis kes vaja, siis küsib otse sinult. Ja meil oli plaanis vähemasti võib-olla üks ikkagi teha ka sügise poole, nii et me jätkame selle teema käsitlemist ja kindlasti, kui nüüd tekib uusi Rohelisi muuseumi, siis meil on väga hea meel ka neid erinevaid, ka teile anda sõna, et te saaksite siis tutvustada oma parimaid praktikaid. Jah. Igaks juhuks mõtlen, et kui Harri mainis siin seda kevadet, siis ta mõtles muuseumipäeva seminari, mida tavaliselt ICOM on teinud enne muuseumipäeva, et see on siis 15. mai. Et Tallinnas ta peaks toimuma just siis nagu keskkonnateemadel. Ja seal jah, et miks seda kiirustamist ka nagu on tore tagant lükata, et siis võiks mõnedele tublidele juba saada seal esimesed sertifikaadid kätte andma, et seda protsessi ka kiirendada, aga et kui mingeid küsimusi on või takistusi, siis võib kirjutada ju ka minule või Reedale ja Harrile ja kindlasti Karin aitab, et selles suhtes põhiline, et liikuma saaksid need asjad lihtsalt. Jah. Väga hea, kui nüüd rohkem küsimusi ei ole, Reet, siis ma annan ikkagi jutu järje sinu kätte. Kokkuvõtmiseks või mingiks muuks selliseks asjaks? Ja ma kõige rohkem tänan tegelikult kõiki, kes täna ja ka eelmistel sarnastel koolitustel on osalenud, et see praegu lõpetab meie ühe sellise järgneva etapi nendest koolitustest. Ja tõepoolest siis loodan, et maikuus saame mõnedele kätte anda tunnistusi. Ma näen, et Kertu võib juba endale Tallinn-Tartu bussipileteid ostma hakata või rongi või millega sa tuled, sest Tartust mitu muuseumit ja Viimandusmuuseum peab ka tee peale, aga siis võite bussiga. Aga tõesti loodan, et ka mujalt siis Eesti piirkondadest neid muuseumi tuleb juurde. Meil on tegelikult hästi mitu muuseumi, kes on kogu selles protsessis hästi aktiivselt olnud. Narva muuseum, Saaremaa muuseum, Setu muuseum ja siin on neid mõned veel, kes on meie koolitustel on üsna suured tiimid osalenud. Et täna siin ei õigatud küll lubadusi välja taotleda, aga ma loodan küll, et neid tuleb eri paigust veel. Aitäh kõigile osalejatele, aitäh kõigile koolitajatele. Ja kindlasti 15. mail kohtume ja tõesti siis sügisel läheme uuele ringile. Et sügisel on siis mõte see, et kas me võtame siis teemadena uusi ringe juurde või siis ka loodame, et tuleb ka uusi muuseumi, kes sellest praegusest ringist on veel ei ole nii-öelda selle ree peale saanud, et ehk tuleb veel uusi muuseumi juurde selle teemaga tegelema sügisel. Aitäh kõigile. Aitäh, nägemist. Aitäh, nägemist. Aitäh, nägemist.